eeltöö, lugu, tegelased ja taust. Selleks, et luua joonisfilmi, peab olema lugu. Esimene küsimus on kes? Sel aastal on joonisfilmide festivali teemaks Eesti raamat 500. Tuletage meelde raamatu tegelasi Eesti lastekirjanike raamatutest. Teine küsimus on missugune? Missugune on näiteks sipsik? Missugune on Noblo? Missugune on Grõll? Kõik vastused on õige. Kolmas küsimus on kus? Kus? Kus tegevus toimub? Kas tegevus toimub toas või õues või siis metsas, kuu otsas või hoopis külmkapis? Laske loomingul ja fantaasial lennata. Neljas küsimus, mis juhtus? Milles oli loo probleem? Viies küsimus, kuidas lugu lõppes? Olge loomingulised. Tegelaste joonistamine. Vaadleme näiteks klaavut. Selleks, et tegelane joonisfilmis liiguks, on hea joonistada näoosad eraldi nii, et need väljendaks erinevaid emotsioone. Rõõmus, kurb, vihane. Kehaosade liikuvuse tagamiseks tuleks need ka teha eraldi. Tegelaste joonistamiseks soovitame kasutada erksamaid joonistusvahendeid, näiteks pülipastelle, markereid või siis pildikaid. Taust. Vastavalt oma loole peate otsustama, mitu erinevat tausta teil tuleb. Need võib olla üks või mitu. Tausta joonistamiseks on hea kasutada rasvakriite. Tehnilised vahendid. Pildistamiseks sobivad nutitelefon, tahvelarvuti või fotoaparaat. Heli salvestamiseks sobib nutitelefoni diktafon või päris diktafon. Ava programm ja leia oma pildid õigest kaustast. Saab importida kõik pildid korraga. Jälgi, et failid oleksid õiges järjekorras. Vajuta järjesta failid nime järgi. Kui tahad pilte juurde panna, siis saad alati seda teha. Nüüd vali sulle sobivad pildid ja tõmba need keskmisele menüü ribale. Nüüd sa võid muuta korraga kõikide piltide aega ühesuguseks. Aga iga pildi aega saad pärast kursoriga tõmmata pikemaks või siis teha lühemaks. Piltide vahele võib vajadusel panna üleminekuid. Nüüd lisa sisse loetud tekstiga helirida. Kui heli on liiga kõva, siis seda saab heliriba peal teha vaiksemaks või vastupidi kõvemaks. Nüüd lisa taustamuusika. Taustamuusika tee vaiksemaks, et sisse loetud heli oleks paremini kuulda. Seejärel lisa alguskaadrid ja lõpukaadrid. Algusesse
joonisfilmi pealkiri ja lasteaia nimi ning lõppu kõikide joonisfilmi loojate nimed. Nüüd ava fail ja kontrolli, kas kõik on nii, nagu sina soovisid. Vajadusel tee muudatused ja kui kõik need toimingud on tehtud, siis ekspordi oma joonisfilm. Lõpetuseks näete meie päiksekeste rühma joonisfilme loomise protsessi ja kõige, mis sellest kõigest välja tuli. Kohtumiseni Tartu lasteaed Tannike joonisfilmide festival.